Tere, tere! Nüüd mina siin tagasi. Head uut aastat teile kõigile. Võite siia kirjutada, kuidas aasta tuli. Mina võtsin aasta vastu koera ja 2 kassiga. Täielikus rahus, vaikuses. Nautisin õhtut, nautisin muusikat, tantsisin üksi. Minul oli selline aasta lõpp ja algus ka. Aga nüüd jätkame siis lugemisega, täna ma pean jällegi täna pean natuke varem ette lugema, pereasjad on, mis nagu ei saa kellaaja pealt tulla lugema. Nii, räägime siis nendest meetoditest. Töötlemata läbielamuste 3 meetodit. Esimene meetod oli siis lihase test, teine meetod kasuta oma meenutuste loendit ja vaatan, kas 3. pealkirja faasid loeb. Otseselt nagu ei ole kirjutatud, 3., aga siia kirjutatud harknäärme testimine ja koputamine. Aga võib-olla setab tuleb veel. Siin kuskil ei ole. Esimene sõna. Harknäärme koputamine. 3. meetod on rakenda oma intuitsiooni. Huvitavalt intuitsiooni kohta ma lugesin, intuitsioon on teatavasti siis meie see kõhutunne, seda peab nagu jälgima, kõhutunne ei valeta kunagi, aga sa pead otsustama, kas sa kõhutunde järgi ka toimid, alati ei pea kõhutunde järgi toimima. See oli huvitav, jah. Nii. Teine meetod siis. Kasuta oma meenutuste loendit. Pakun sulle välja 2 võtet, mis aitavad sul tuvastada tähendusrikka läbielamuse, millega saad tegeleda. Otsusta, mida sa oma mure vastu tunned. Ja küsi endalt, mida ma arvan sellest murest, millega mul on tegemist. Kõnealune mure tähendab tavaliselt mingit suuremat probleemi, kas haigus või paanikahoog. See küsimus aitab sul avastada, missugused selle murega seotud töötlemata läbielamused võivad sinu kehast tallel olla. Kas oled kurb, ärritunud või vihane? Püüa tuvastada üks ainus põhiemotsioon, mis sulle esimesena pähe turgatab. Kui oled seda teinud, siis vaata oma loendit, mis veel sinu elus on seda emotsiooni põhjustanud. Võib-olla oli see tüli mõne perekonnaliikmega või siis kuidas töö juures midagi korraldati. Kuna tegemist võib olla mitme töötlemata läbielamusega, siis aitab selle protsessi kordamine sul esile tuua mitmesuguseid eriseiku, millega saad tegeleda. Pole lugu, mis laadi murega on tegemist. Olen korduvalt tähele pannud, et see, mida selle mure suhtes tunneme, osutab selgesti, missugused emotsionaalsed mõjurid selle kujunemist esialgu soodustasid. On huvitav lisada, et siis, kui sul tekib murega seoses parem tunne, on see kindel tervenemise märk. No kindlasti, kui sa saad isegi selle emotsiooni välja. Mina tegelen praegu hästi tugevalt oma emotsioonidega, ma luban sellel emotsioonil olla, tulla. See kurbus on hästi suur. Ja pärast ma tunnen, et mul on kergem ja mis on nõutav, et see laheneb minule parimal moel.
Toon ühe näite, mil viisil see muutusi ergutav jõud toimib. Jim tuli minu juurde liigesevalude tõttu. Küsisin Jimilt, millal need algasid ning kuulsin, et umbes 2 aastat tagasi. Pärisin, kas tal on meeles, mis tema elus 2 aastat varem aset leidis. Ta loetles kiiresti põhjusi ja väga paljusid, mis võisid tema kehas ülekoormust põhjustada. Mõnda algset võimalust arutanud, küsisin, mida ta liigesevalust arvab. Igal inimesel on oma murest ainulaadne arusaam, isegi siis, kui mure on ühine, näiteks liigesevalu. Jimmy tegeledes teadsin, et kui tuvastame, mis on tema põhiemotsioon liigesevaluga seoses, oleme juba tüki maad lähemale jõudnud selle algpõhjuse kindlaks tegemisele. Jim ütles, et ta on sellega sekeldamisest väsinud. Seejärel aitasin tal selgusele jõuda, millest veel ta oli väsinud või missugune emotsioon teda veel väsitas. Sel ajal, kui valud algasid ja veidi aega enne seda. Sinul ei tarvitse 2-aastasest ajaperioodist kinni hoida. Kuid Jimmy puhul toimisin ma just nõnda. Me avastasime tollasest ajast mõne abieluprobleemi, mis tekitas temas väärtusetuse tunde. Seda teades asusime vabastama tema mineviku spetsiifiliste läbielamuste energiat, kasutades selleks meetodeid, mida peagi sinulegi õpetan. Sellest oli palju abi Jimmy masenduse ja väsimuse leevendamisel. Ning aja jooksul vabanes ta ka liigesevalust. Ikka ja jälle avastan ma, et see, kuidas me ennast füüsiliselt või emotsionaalselt tunneme, on vaevuse või mure põhjustanud algse energia või läbielamuse väga head indikaatorid. Tuvasta kõige tugevama laenguga meenutused. Siin saab taas kasutada oma meenutuste loetelu. Missugused elamused sinus endiselt väga tugevaid emotsioone tekitavad? Missugused meenutused tõmbavad sul ikka veel maokrampi või pitsitavad kõris, kui neile mõtled? Nõnda tajud sa energia tasakaalutust, kinnitust, et emotsioonidel või meenutustel on sinu kehas ikka veel õdus pesapaik. Vali oma loetelust välja kõige tugevamad või vanemad mälestused ning alusta just neist. Jälgi, et laseksid ükspuha millel, mis esile kerkib, lihtsalt olla. Sul võib olla elus olnud raskeid traumasid, kuid kõige tugevama jälje võis jätta hoopis see, et sa 4. klassis sõnavõistlust ei võitnud. Suured asjad võivad tegelikult olla hoopis väikesed ja väikesed asjad võivad olla väga suured. Las ma jagan sinuga ühte juhtumit, mis aitab sul öeldud paremini mõista. Sandil, minu kliendil, oli tõeliselt alandav elamus oma esimeselt töökohalt. Pärast ülikooli lõpetamist ta pidi turundusjuhina nõupidamisel esinema, kuid sattus paanikasse. Ta polnud harjunud suurele kuulajaskonnale kõnelema, eriti veel siis, kui kohal olid firma tippjuhid. Tal tekkis pearinglus ja südamepööritus. Peopesad hakkasid higistama. Minuga kohtudes oli ta paanikas, sest järgmine esinemine pidi toimuma mõne nädala pärast. Ma küsisin, kas tal on ka varem avalike esinemiste raskusi olnud, kuid ta vastas, et tal pole selleks võimalusigi olnud. Kui aitasin tal mõtetes tagasi pöörduda, siis meenus talle, et koolipõlves oli klassi ees vastamine teda alati rusunud. Ta suutis meelde tuletada 5 seda laadi juhtumit. Niisiis palusin, et ta tuletaks meelde kõige esimese neist. Teadsin, et esimesega on seotud paljud teised, sest esimene elamus vallandab tõenäoliselt ka kõik järgmised. Me vabastasime sellest esimesest elamusest kaasa arvatud kõikidest ammustest tunnetest
ning meil ei tarvitsenudki ühtki ülejäänut puudutada. Alati pole see nõnda ja täieliku kergendustunde saavutamiseks tuleb sul ka teiste sarnaste elamustega tegeleda. Aga mõnikord veab. Sändi puhul lahenesid kõik esimesega sarnanevad töötlemata läbielamused koos sellega ja ta vabanes ka neist. Ilmselt puudutasime kõige mõjukamat intsidenti ja kui selle energia kokku varises, siis hajus ka ülejäänud. Näed peagi, kuidas sinagi saad seda teha. See on tähtis näide, miks on oluline töödelda ja vabastada meie kehast läbielamusi ja emotsiooni. Kui jätaksime selle tegemata, vajutaks eri asjad pidevalt meie päästikutele. See aga põhjustab kehas stressi ning sageli võimendab uskumusi, mille oleme saanud nendest töötlemata läbielamustest. Nüüd oleme valmis vabanema. Ja kuidas vabaneda töötlemata läbielamustest? Selle 2 võtte abil. Loodetavasti oled sa nüüdseks juba jõudnud tuvastada 1-2 spetsiifilist töötlemata läbielamust. Kui sa oled samasugune nagu mina kord olin, siis usutavasti on sul neid muidugi veel palju rohkem. Alustagem nende vabastamisega. Kasutame selleks 2 võtet. Harknäärme testimine ja koputamine ning emotsionaalse vabastamise teraapia. Kuulen sind juba ütlevat, kuidas on üldse võimalik vabaneda kõigest sellest, mis on minu elus juhtunud. Võib olla kõlanma nagu mõrane grammofoniplaat, kuid ütles siiski selge ja valjult sa ei peagi neid kõiki ühteaegu vabastada. Selle ülesande põhiidee on leebelt vabaneda oma minevikus juhtunust vastavalt sellele, kuidas eri seigad sulle ilmseks saavad. Sul ei tarvitse kogetust vabanemiseks järgida mingit spetsiifilist ega kronoloogilist järjekorda. Nagu varemgi öeldud, võid usaldada seda, mis esimesena meelde turgatab. Õpetan sulle töötlemata läbielamuste vabanemiseks 2 võtet. Iseenda ja klientidega tegeledes kasutan neid üheskoos. Need on vägagi erinevad võtted, mis toimivad eri viisil. Nii saame kõnealusest läbielamustest iga nurga alt vabaneda. Nende kombinatsioon on kõige tõhusam, vähemalt esialgu, aga pärast seda, kui oled neid tundma õppinud ja mõlemat järjekindlalt kasutad, võid märgata, et mõnikord vabaned täielikult ka ainult 1 abil. Harknäärme testimine ja koputamine. Harknääre, nagu sa juba 4. peatükis teada said, on keha immuunsüsteemi peamine nääre. Harknääre paikneb keha emotsionaalse energia keskmes, südame lähedal ning on esimene elund, mida emotsionaalne stress mõjutab. Seda nimetatakse koguni südame kaitsjaks. Energeetiliselt vastutab see energia kulgemise eest kogu kehas. Kõige rohkem mõjutavad seda ohutunde emotsioonid, tunne nagu ründaksid sind elu või kaasinimesed. Ning su energia on kaitsetu. Seega on täiesti mõistetav, miks sel on nii oluline osa töötlemata läbielamuste hoidmisel. Keha ülejäänud energiasüsteemiga ühendatud harknääre on nii oluline, et sellega tegelemine võib mõjutada süsteemi peaaegu iga blokeeringut või tasakaalutust. Nii ongi harknääre meie järgmise võtte staar. Mõtle, kuidas inimesed tunnevad rinnas mingit võbelust, kui nad on häiritud või närvilised ning kuidas reaalse ohu puhul tuntakse lausa gorillasid rinnast trampivat.
Arvatakse, et meie keha suudab ise energiat koondada ja tasakaalustada, kui seda parajasti kõige rohkem vaja on. Võib-olla mäletad veel holistilise tervendamise valdkonna pioneeri John Diamondi veendumust, et oma asukoha tõttu organismis toimib harknääre vaimu ja keha ühenduslülina. Ehk on sul meeles seegi, et harknääre hoolitseb immuunsüsteemi tervisele oluliste T-rakkude eest, mis kaitsevad meid allergiate, autoimmuunhaiguste ja immuunpuudulikkuse korral. Ma usun, et täielikuks ja jäädavaks tervenemiseks on selle näärmeseisund eriti oluline. Berti väljendamata emotsioonide alane töö, samuti kõik need aastad, mil ise nende vabastamist uurisin, aitasid mul luua ning täiustada harknäärme testimise ja koputamise võtet. Harknäärme suutlikkus töödelda ja vabastada tundmusi ning taastada nende suhtes immuunsüsteemi tasakaal lähtub tema tervendamistoimest. Töötlemata läbielamustest vabanemise kergendamiseks kasutame lihtsalt 3-osalist protsessi. Kõigepealt tuvastab töötlemata läbielamustest põhjustatud tundmused, mis on su kehas tardunud. Seejärel kasutad nende tundmuste vabastamiseks lihtsalt harknäärme koputamise protseduuri. Lõpuks sisestad endasse positiivsed emotsioonid, mis toetavad selle elamuse täielikku integreerimist ja sellest tervenemist. Mina sisendan positiivsed emotsioonid tavaliselt alles seansi lõpul, mitte kohe pärast kogemusega tegelemist. Ükskõik kumba pidi sa teed, peaasi, et lõpetad töö positiivsete emotsioonide sisestamisega. Küllap mäletad veel metafoorilist klaaskapslit, mida me selles peatükis varem arutasime. See võte aitab alustada emotsioonide vabastamist kapsli seest. Räägime sellest, kuidas me ometi teada saame, missuguseid tardunud tundmusi meis ikka veel peitub. Emotsioonide loetelu ning lihase testi abil võid leida, millest pead vabanema. Toon mõne näite, kuidas see idee toimib. Naturopaadid kasutavad mõnikord loodusravile või päris ravimite loendeid kõrvuti lihase testiga, leidmaks, mis nende patsientidele kõige paremini mõjub. Homöopaatidest arstidel on käepärast mitmesuguste bakterite ja viiruste loendid. Kõrvuti lihase testiga aitavad need tuvastada, mis mikroobid patsiente vaevavad. Toitumisterapeudid kasutavad kõrvuti lihase testiga sageli toidusageduse ankeete või siis spetsiaalseid ampulle, avastamaks, mis põhjustab klientide allergia. Lihase testil erisuunitlusega küsimusi esitavad või ampulle kasutavad kogenud praktiseerijad avastavad nii, mida keha tasakaalu taastamiseks vajab. Tegelikult juba ammu enne seda, kui ma emotsionaalsest tervendamisest midagi teadsin, oli mind blokeeritud emotsioonide avastamiseks samal viisil testitud ning antud mulle nende korrigeerimiseks looduslikke õlisid ja homöopaatilisi ravimeid. Seesama meetod aitab meil leida töötlemata läbielamustest kehasse tardunud emotsionaalseid energiaid. Kui need on tuvastatud, siis vabaneme neist harknäärme testimise ja koputamisega. Emotsioonide loend, mida harknäärme testimise ja koputamise võttajal kasutame, on pärit minu uurimusest. Millised emotsioonid kõige sagedamini kauaks püsima jäävad?
Jätsin oma loetelusse spetsiaalselt vaba ruumi, juhuks, kui sealt puudub mõni tundmus, mis sind tugevasti kõnetab, et saaksin selle sinna ise lisada. Nüüd oled sa saanud juba piisavalt uusi teadmisi selleks, et vabanemine võiks alata. Ja esimene samm. Määra oma läbielamuste intensiivsus. Alustuseks meenuta töötlemata läbielamust, mille sa selles peatükis juba varem kas lihastesti või meenutuste loendi järgi tuvastasid. Kõigepealt võta mõni kanne oma meenutuste loendist või siis mõtle oma mälestusele välja mingi lühike pealkiri, millega on lihtne sellele osutada. See võib olla midagi niisugust nagu isa surmapäev või kui Jimmy mind kiusas. Kui oled tuvastanud mõne eelmisest elust pärit või perekonna kaudu sinuni kandunud minevikuelamuse, mõtle ka sellele pealkiri. Pane silmad kinni ja mõtle läbielamusele. Millest vabanemisele? Soovid keskenduda, hakkas mingi protsess käima praegu. Hinda skaalal 0–10. Kui intensiivne see sinu meelest on? Kui sul õnnestub tuvastada, kus sa seda oma kehas tunned, siis pane seegi kirja. Pole oluline, kuhu sa oma rännakul praeguseks jõudnud oled. Lihtsalt on mõistlik see lähtepunkt meelde jätta, et saaksid vabanemisel edenemist mõõta. Kui sa ei tunne veel erilist emotsionaalset elevust, siis pole midagi. Teine samm, tuvasta emotsioonid. Sa hakkad kasutama siin osutatud loendit koos 3 sellele järgneva meetodiga, et tuvastada, missugused tundmused on su kehas tardunud. Sa tuvastad need ja vabaned neist ükshaaval. Pane tähele, kuigi ärevuse emotsioon on kantud paljudele teistele loenditele, mida ma olen näinud, puudub see minu omalt. Ma ei pea ärevust emotsiooniks ega tõeliseks tundmuseks. See, mida me sageli ärevusena kirjeldame, on lihtsalt mingi muu maha surutud emotsioon. Just niisugune mahasurumine põhjustab meis ärevust, rahutust või murelikkust. Tundub nagu püüaks miski üles kerkida või välja tungida. Ärevuseta loendist valib su keha tõelise emotsiooni, mis vajab vabastamist. Ütlen veel, et see pakub sulle suurepärase harjutamisvõimaluse, sest siis saad teadlikult tuvastada emotsioone, mida muidu ehk kirjeldaksid ärevusena. Nõnda jõuad paremini algpõhjuses selgusele. Ja nüüd on siin selline tabel, harknäärme testimine ja koputamine, läbi töötlemata emotsioonid. Et siia on tehtud esimene jagu ja teine jagu. Et on pandud kõik negatiivsed emotsioonid kirja, näiteks hüljatud, kartlik, murest murtud, mittearmastatud, heidutatud, kritiseeritud, hukka mõistetud, vihatud, läbi sõimatud, väärtusetu, rünnatud, reedetud, abitu, lootusetu, koormatud, kärsitu, kontrolli alt väljas, trotslik, frustreeritud, paanikas, ebaturvaline, jõuetu, vapustatud, äpardunud, tõrjutud, vihane, süüdlaslik, trotslik, süüdi, ebakindel, tülgastunud, konfliktis, segaduses, närviline, kindlusetu, murelik, solvunud, haavatav, toetuseta, mittevääriv, häbistatud, masendunud, kiusatud,
üksildane, eraldatud, kahetsev, pettunud, maha jäetud, välja visatud, meeleheitel. Et need on nagu kõik need läbi töötlemata emotsioonid on kirja pandud. Et aga kui teil veel tekivad mingid, mida siiani ei olnud nimetatud, et siis kirjutate juurde. Esimene meetod, lihastest. Esimene ja parim võte, millega saad vanu tundmusi tuvastada, on meie vana sõber lihase test. Ära unusta, et sinu alateadvus on nagu salvesti. See teab täpselt, missugused selles loendis mainitud ammused tundmused võivad olla seotud töötlemata läbielamustega, millega sa parajasti tööd teed. Asu lihtsalt lihastesti asendisse ja esita oma kehale küsimusi. Kas selles loendis on energia? Võid kasutada ka sõnu tundmus või emotsioon, mis on minu kehas tardunud selle toimumisest saadik. On üks küsimus. Pane tähele. Sa võid muuta sõnastust, nagu sulle meeldib. See ei tarvitse olla täpselt samasugune, nagu ma siin soovitasin. Mõnikord küsisin ka niimoodi. Kas minus on alles emotsioon sellest, kellegi nimi, võib panna kellegi nime, või siis läbielamuse, millest mu keha soovib vabaneda? Kas see emotsioon on esimeses jaos? Vastus ei. Teatab sulle, et otsida tuleb mõnest teisest jaost. Need emotsioonid, töötlemata emotsioonid olid pandud nagu jagudesse. Esimene jagu, teine jagu, kolmas jagu, neljas jagu. Ja siin ta siis nüüd ütlebki, et kas see emotsioon on esimeses jaos ja vastus on ei. Teatab sulle, et otsida tuleb mõnest teisest jaost. Korda ülejäänutega sama, kuni saad vastuse ja. Siis loed üksteise järel tundmused ette sellest jaost, millele said jaatava vastuse, küsides oma kehalt, kas see on see. Jätka, kuni saad vastuse ja. Ja teine meetod, libista sõrmedega üle loetelu. Tundmuste tuvastamise teine võimalus on sulgeda silmad, sügavalt hinge tõmmata ja väga tasakesi sõrmedega üle emotsioonide loendi libistades. Seda vaikselt tehes tunned, nagu tarduksid sõrmed pisut selle emotsiooni kohal, millega su keha nõus on ja millest ta soovib otse kohe vabaneda. On päris huvitav, kas mu intuitsioon on nii tugev, et sõrmedega nagu tunnetada. See on päris huvitav katsetada, seda peab proovima. Ja kolmas meetod. Rakenda oma intuitsiooni ja lõpuks võid sa vaadata lehel loetelud emotsioone ja vagusi jälgida, mis neist näib esile hüppavat. Ära kaalu ühtki tundmust ega vali selle järgi. Lihtsalt pane tähele, mis ise esile kerkib. See tuvastamismeetod pole peidetud emotsioonide avastamiseks, aga eriti kindel, sest oma inimloomus on juba selline, et valime selle, mis on meie meelest kõige sobivam või näib olevat selle eksperimendiga kõige rohkem seotud. Oleme juba teada saanud, et alati ei mõjuta meid negatiivselt üldsegi mitte need emotsioonid, mis arvame. Luba endal kogetut põgusalt meenutada. See on osa tunnetusprotsessist, millel peagi ei tarvitse pikemalt peatuda. Me lihtsalt pöörasime sellele hetkeks tähelepanu, et see aitaks sul läbi töötada need emotsioonid, mis sündmuse toimumise ajal unarusse jäid. Võib-olla oled sa harjunud minevikuelamusi analüüsima ja arutama, kasutades teistsuguseid lähenemisviise. Tavaliselt soovib inimmõistus neist enne aru saada. Alles siis on ta valmis nendest vabanema. Ent energiakeha ei toimi samal viisil. Tema on nõus vabanema ka ilma arusaamiseta.
Põgus meenutamine laseb meil kogetut tagasi kerida, et liikuda mööda astmeid, mida oleksime pidanud kohe alguses vabanemiseks läbi käima. Nii, ma jätaksin selle koha peal nüüd katki lugemise, panen siia järjehoidja vahele. Et edasi läheb siis 3. aste, vabanemine harknäärme läbi koputamisega. Et sellest loeme siis homme. Aga aitäh kuulamast teile ja järgmise korrani.